Miks Eesti Noorsootöötajate Kogu on võtnud südameasjaks toetada noorsootöötajaid noorte mitteformaalse õppimise juhendamisel? Toetada koolitustega, seminaridega, õppematerjalidega, toetada eneseanalüüsimisel, kogemuste vahetamisel. Selleks, et seda mõista, räägime ühe näite oma noorusest. Ma olin 13-aastane, kui mulle kingiti metallofon. See on selline muusikariist, millel saab puuklotsidega heli lüüa. Ja ma ei osanud seda mängida, aga ma väga tahtsin õppida seda mängima. Ja ühel suvel, kui mul ei olnud midagi teha, ma ei käinud suvelaagrites ega kusagil, ma korraldasin endale ise õppimist. Mul oli üks muusikaõpik ja selle järgi ma õppisin erinevaid laule metallofonil mängima. Ja läksin veel edasigi, et otsustasin mõne filmimuusika algust õppida mängima. Ja see läks päris hästi. Ja mis sellest järeldub mitteformaalse õppimise noorsootöö jaoks? Et esiteks õppimine toimub ka väljaspool kooli ja teiseks on vaja noore inimese huvi või innustatust, isegi kui see on lühiajaline. Ka minu muusikaline huvi möödus selle ühe suvega, aga ma kindlasti selle käigus õppisin midagi muusikast ja eelkõige õppisin õppima ja ennast distsiplineerima. Ja mis võib-olla puudu jäi, kus tulebki noorsootöötaja roll sisse, on see, et mul oleks vaja olnud juhendajad, kes oleks mulle andnud tagasisidet, et kuidas mul läheb, et kas ma olen õigel teel, eriti kui ma hakkasin filmimuusikat komponeerima või harjutama, et ma oleksin kindlasti tahtnud tagasisidet saada, et kas ma teen seda hästi. Ja kindlasti oleks võib-olla noorsootöötaja, keegi inimene saanud mind innustada isegi edasi õppima. Aga igal juhul see on põhjus, miks Eesti Noorsootöötajate Kogu noorsootöötajaid innustab, noori innustama õppima mitteformaalsetes keskkondades, mitteformaalsetel viisidel ja leidma võimalusi noorte õppimise toetamiseks, lähtudes nende huvidest ja nende vajadustest. Hea mitteformaalne haridus, äge noorsootöö. See hõlmab endas rohkemat kui teadmiste omandamine, mis teeb ühe mitteformaalse hariduse viljakaks ja heaks ja ägedaks noore jaoks. See, kui võrdselt on ühendatud sinu pea, mõtted, uued teadmised, sinu käed, oskused ja tegemised, praktilised rakendused ja hoiakud, kui sa oled südamega asja juures. Hea mitteformaalne õppimine ja ägedad mitteformaalse õppimise tegevused on sellised, kus sinu süda, sinu pea ja sinu käed on võrdselt seotud. Noorsootöö üks võlu on mitteformaalne õpe ja selle võimalused, mis rikastavad noore igapäevaelu ja toetavad teda formaalse õppe juures just läbi praktiliste kogemuste. Noorsootöötajana noortekeskuses rakendasin ma mitteformaalset õpet praktiliselt igal sammul. Igapäeva külastajatega lauamänge mängides, seltskonnamänge mängides või piljardit mängides, koolitusi tehes, laagreid korraldades, väljasõitudel käies või projekti õpet läbi viies. Et noorte kaasamine on oluline, et nad saaksid läbi nende tegevuste uusi kogemusi, uusi teadmisi ja sealt ka uut huvi iseendale valikuid teha. Siinjuures tuleb olla tähelepanelik, et nad on kohati väga kartlikud ja ebakindlad enese suhtes, aga nende järjepidev kaasamine ja innustamine annab neile võimaluse proovida aina uusi ja uusi asju. Mõeldes mitteformaalsele õppimisele, siis ma arvan, et ma olen iseenda jaoks jaganud ta justkui 3 osaks. Üks, mis puudutab üleüldiselt tegevust, õppimist, siis see on vast see, mida me teeme kõige enam. Teisest osast rääkides võiks peale tegevust ka mõelda, mis see tegevus andis, kuidas see läks, mis oli väga hästi, mida vajadusel muuta, selline analüüsi osa ja see on ka üsna tihti kasutatav.
kolmandast osast rääkides, kui me mõtleme tegevusele enne õpiprotsessi alustamist, mis on need meie eesmärgid, mida me tahaksime saavutada, kuidas, milleni jõuda, siis ma arvan, et see kolmas osa on see, mis on kõige enam vaeslapse osas, millega me võib-olla tegeleme kõige vähem. Ja mõeldes sellisele igapäeva kontekstile, siis ma tooksin siia hea näitena viisakuse. Kui me mõtleme viisakuse peale, siis iseenesest viisakus ei pruugi omada erilist väärtust, kuid kui ta on üksinda ja me unustame selle, siis laguneb kõik muuga koost. Nii võiks olla ka mitteformaalse õppimisega, et ta võiks olla meil igapäevane, kuid aeg-ajalt tuleks võtta aeg maha, võtta see hetk ja mõelda sellele enam, et väärtused ja see headus oleks meeles ja saaks paika. Noorsootööd nähakse valdkonnast väljapoole, eelkõige kui noortele vaba aja tegevuse pakkumist. Ja kui me vaatame, et mis ta siis võiks olla ja kuidas võib-olla noorsootööst peaks märksa rohkem rääkima, siis mina tooksin sinna sisse sellised aspektid nagu noorte arendamine, nende enda vajadustest ja soovidest ja huvidest lähtuvalt. Ja teise aspektina kindlasti ka selle, mis puudutab noorte õppimist või nende sellist õppimise toetamist. Ja õppimist siis selle all ma ei pea silmas mitte kooliõppimist, vaid elust enesest ja eluks õppimist. Ja siin kohal tuleb siis sisse seesama mõiste nagu mitteformaalne õppimine. Mis noorsootöös on kindlasti mitteformaalse õppimise puhul tugevused, on mitmekesine meetodite pagas, viis, mismoodi me noortega tööd teeme, ehk me loome usaldusliku suhte, me oskame noortele pakkuda erinevaid tegevusi nõnda viisi, et nad oleks huvipakkuvad ja kaasahaaravad. Ja kindlasti ka mitmekesine keskkond nii selle koha pealt, kus siis noorsootöötaja tegutseda saab, kui ka selle koha pealt, et kus siis noored toimetavad ja noorsootöötajaga koos ellu viivad erinevaid tegevusi. Mis aga vajaks arendamist mitteformaalse õppimise või üleüldse noorsootöö puhul, siis minu mõistes võiks selleks olla nii eesmärgistamine, miks me seda tööd teeme, kui see, mis selle töö tulemus siis on. Et kui mõju hinnata noorsootöös on keerulisem, sest et kui me räägime noore arengust, siis see mõju on väga pikaajaline, mida hindama peab, aga mõeldes siis erinevate tegevuste tulemusele, siis kindlasti tuua nendesse õpitegevustesse, mida me mitteformaalselt või mitteformaalse õpperaamistikus siis noortega kavandame, tuua sisse eesmärgistamine, mis võiks olla väljundipõhisem, kui ta praegu on. Kui me praegu vaatame rohkem tegevust, siis tulevikus me peaksime mõtlema, mis on siis see, mida see noor läbi selle tegevuse oskab ja kuidas see oskus või teadmine siis ka väljendub tema tegevuses. Ja nõnda me saaksime kindlasti ka noorsootööle selle kõlapinna, mis ei ole ainult noored tänavalt ära või noored erinevatesse huvitegevustesse, vaid siis pigem, et noorsootöö kui noort arendav meetod, keskkond ja tegevusviis. Ja selleks siis mitteformaalne õppimine, mis võiks olla või peabki olema eesmärgistatud nii õppija enda kui selle tegija poolt ja siis ka vastavalt ellu viidud ja analüüsitud ja hinnatud, et siin mitteformaalne õppimine kindlasti on üks nendest headest väljunditest, kuidas me noorsootöö mainet, tugevust ja sisu saame edasi anda.